Kena koldesooja õhtut! Oi, Videvik, teil on kena ja ubane. Kohe riputame koldesooja nukud üles, kui tahad aidata. Nii kena sinust. Aga me astusime lihtsalt läbi, et enne minekut toredat koldesooja õhtut soovida. Tore, et teie pered pühi koos vedavad. Kujuta ette kõige lõbusamat asja, mida oskad. Nüüd korrutuse lõpmatusega. Meil on nii vahva! Meie rong, kohtume! Kas nüüd võib kingid avada? Aga pühad on homme. Kõik teavad, et kingid avatakse siis, kui me aastaga esimese koldesooja õhtu veetsime. Ei suutnud ta kingituseta hommikuni oodata. Sellepärast oleme need alati eelmisel õhtul avanud. See on meie traditsioon. Meie pärast küll nii ei tehta. Ja Roosa vist ka nii ei tee. Eks? Just nii! Igaühele oma. Pean minema! Tšau! Just see, mida tahtsin. Raamat. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni. Küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Kantsler Pudingipea puding, äkki vedingo külma jäätis? Nii põnev. Sugulased või ei, tore saab olema, kui meie pered ühe katuse all on. Õunad ja pirukad taas koos esimest korda. Vist, kui me just sugulased pole, mida me vist ei ole. Ma ajasin ennast segadusse. Sõbrad või pere, põhiline on koos olla. Kas te lipukomme proovisite? Selline on mustikas. Ja ära vanaemal ütle, aga kirst on kinke täis. Pea nüüd suhkrutükk. Sa ju tead, et koldesooja õhtu pole vaid kommid ja kingitused. Appi, see on su igava loengu hääl. Karta on. Ükskord ammu polnud maaponid, pegasused ja ükssarvikud üldse mitte sõbrad. Sa ei meeldi mulle? Sina mulle ka mitte. Aga siis külmutas vendikote külm hingus peaaegu kõik ära. Nii et ponid otsustasid töötada koos ja nende sõprus hirmutas elukad minema. Kõik vendikod! Võidukalt heisati uus lipp, mis tähistas kõiki hõime ja ponimaa oli sündinud. Aga mis lipuga juhtus? Ma ei tea. Kas sellepärast me homme lippu heiskamegi? Ja täna sööme traditsioonilisi sööke, et mälestada esivanemate jagatud küllust. Meie teeme ka nii. Ja siis riputame koldesooja õhtu nukud kamina kohale, et need meenutaksid tollel õhtul jagatud soojust. Meie pere teeb ka nii. Ja homme avame kingid. Me teeme ka nii. Paistab, et õunad ja pirukad teevad kõike ühtemoodi. Muidugi, me võime sugulased olla. Hei, mina tahtsin seda öelda. Ära ütle, mida mina ütlen. Lõpeta sina enne. Ma olen nii rõõmus, et pean selle kohta uue sõna välja mõtlema. Kuidas oleks katustastiline? Katustastiline? Sest ma pean ronima katusele ja hüüdma kõigile, kui katustastiline see on. Aga kui meie pered läbi ei saa? Me oleme sõbrad, õunarüüp. Ja pärast tänast on kõik meie pered ka sõbrad. Tead, mis see tähendab? Õunad korrutatud pirukatega on 24 miinus olemasolevad sõprused pluss 1 maudale. Ja sulle see teeb 24 miinus 5, 19 uut sõpra. Mooda! Nii tore sind näha, Roosa. Sind ka, õunarüüp. Loodan, et teile oli lõbus kelgutada. Kus sa seda tead? Kas pole ilmne?
Su kabjal on andesiidipuru. Seda leidub mägedes. Ta on osav. Kuidas kool on? Kui arvasid, et kvarts on Mohsi kõvaduse skaalal kõrgel, oota kuni korundist kuuled. Ma igatsesin sind! See koht on hämmastav. Tulge! See on mu super megatore pere! Kõik? Need on kõik! Nii kindlalt, kui sina oled vanaema, olen mina Tartkivi pirukas, päevakivi graniidipoeg. Ja mind, kui pilvekvartsi teatakse, sa alati kaitstud olgu ja meie kodule sa lohtud toogu. Kuulge, te räägite ikka jube veidralt. Mis teie nimed olidki? Tarks? Ja sind kutsun ma suureks mammaks. Vaata lubjakivile silma. Kivifarm võib kuuluda mammale ja papale, aga mina juhin seda. Pahanda mind ja... Just nii, kapten Tigetik, keegi ei puutu su kallist kaevandust. Ega tahtja rahnu. Küsige tahtja rahnust eemal. Eks, oled rahul? Ja sina oled... See on Marmor, mu väike õde, minust paar minutit noorem, aga mulle jääb ta alati beebiks, eks ta on kõigiga kohtumisest nii elevil ja ta soovib teile toredat koldesooja õhtut. Roosa on vist alati tema eest rääkinud. Tähelepanu! Mida ma rahnu kohta ütlesin? Ma ainult korraks. Nii, seadke ennast sisse, ülakorrusel on ruumi piisavalt ja siis on aeg õhtusöögiks. Seni läheb hästi, nõbu. Ma ei jõua magusaid kukleid ära oodata. Need on koldesooja õhtusöögist minu lemmikud. Mul käivad neelud 6-kihilise oatipi järele. See meeldib mulle ka. Õunarüüp, arvad, et nende oma on meie omast parem või? Seda on palju tahetud, aga ega väga ei üllataks. Kas ootate õhtusööki? Sest teate, kes ootab? Vihje! Mina! Kus on kuklid? Ja õunaklöög? Ja ahjuvormiroog? Ja 6-kihiline oatipp? Meil on kivisupp. Üks ütleb nii, teine naa, vormiroog, kivisupp. Söök on söök, on ju nii? Tead, just seda me ootasimegi. Eks ole, õunais? Jaa. Kas kõik on korras, õunarüüp? Muidugi, mul on lihtsalt toss korstnas. Õhutame ära ja sööme edasi. Veel kivi, palun! Söö, siis saame nukkude juurde minna. Vaat, sellest tean ma küll kõike. Kes tahab koldesooja nukku? Sa tahad öelda, et kivi on koldesooja nukk või? Ära ole totu! Meie nukud on need siin. Kas pole nii, Marmor? Meie nupud on kivid. Kas teie peres siis ei anta heegeldatud nukke sugupõlvelt sugupõlvele? Oi, sa oled lihtsalt mossis ja sa said imeliku kivi. Pea püsti, ma olen kindel, et sul läheb lipu leidmine hästi. Mis lipu, mis asi? Lubjakivi, sa oled kohtunik. Suur, Marmor, meeskond 1. Õunais ja Mooda, meeskond 2.
mamma, papa, teie olete vanaemaga ja see ei ole vanade tiim, lihtsalt kolmene tiim. Ja mina olen õunarüübiga, sest me võime olla nõbud. Nüüd, kus me oleme ära jagatud, äkki sa ütled, mis me teeme? Nagu kõik teavad, roni tahtja rahnud maha. Jess veel. Kui kolm hõimu ühinesid ja ponimaa lõid, õmbles sõrmkübar esimese lipu. Ja sellest ajast on selle päeva auks kombeks eisata lipp. Jah, aga kes lipu tahtja rahnu otsa paneb? Ega sa lipu varast ei mõtle? Ei, Toitu, see käib kõrgeimasse kohta. Kes on see õnnelik? No, tavaliselt kõige noorem. Kohta teile valmis läks! Roosa, kas sa ütleks palun, mis toimub? Veel seletan! Ma ei saa ikka veel aru. Täna hommikul peitis lubjakivi kuhugi obsidiani. Kes selle leiab, heiskabki lipu. See kõik on nii keeruline ja kivipõhine. Aga kuidas seda siis veel teha? Ma ei tea. Loodan, et teistel on lõbusam. Just. Just. Kuidas te siis Tarksiga kohtusite? Paaripaneku kivi meid välja valis, 2 nädala pärast abiellusime. Valmis kivi ütles, teie teineteist armastama peate. Ja nii saigi. Ma peaks sellele kivi nubinale pilgu peale viskama. Tea, kas see mõnd nägusat õunafarmerit ka teab? Kes teab? Milline see kivi välja näeb? Nagu miski, mis tekib, kui laava kiiresti jahtub. Kas sa oled vahel soovinud, et võiksid kiviks muutuda? Ükskord ma nägin und, et olin õun. Meil on palju ühist, kui asi puutub asjadeks muutumisest mõtlemisse. Leidsin! Pilt? Aga mina otsin kogu aeg päris kivi, Roosa. See oleks ju imelik. Tead, mis see tähendab? Mina heiskan lipu ja nüüd on aeg kingid ära peita. Te peidate kinke? Muidugi, mis on vahvam kui kingi saamine? Kingi leidmine, aga tavaliselt ei leia keegi midagi. Keegi ei saagi kinke või? No, tavaliselt mitte. Oota, kas ma saan nüüd asjast õigesti aru? Te sööte õhtusöögiks kivisuppi, siis heiskab kivi leidnud poni lipu, aga mitte päriselt, sest lipumasti ei ole. Ja kõige tipuks, te ei saa kinke ka või? No, ei kõla eriti vahvalt, kui sa seda nii ütled. Aga kujuta seda ette. Mõlemad pered avavad kinke, heiskavad lipu. Kujutan, meeldib. Hea tööd, ponid! Hea tööd, Roosa! Me peame midagi tegema. Roosa perel pole kunagi õiget koldesooja õhtut olnud. Kas ta tõesti ütles nii? Ma olen kindel, et ta mõtles seda nii. Neil on omad kombed. Just. Ma tean, et neil on omad kombed ja meil omad. Aga ma tahaksin neile näidata, kui palju toredam olla võiks. Head käes! Koldesooja õhtu! Koldesooja õhtu! Koldesooja! Oi. Mis juhtus minu vormiga? Koldesooja õhtu õunte stiilis. Tegime eile kõik teie järgi. Mõtlesin, et see oleks väike vaheldus. Marmor, heiska sina ponimaa lipp, sest sina oled noorim pirukas. Mamma ja papa, me teeme teile õhtusöögi, mida te ei unusta. Ja näete, kõik saavad kinke, ilma otsimata. Jaa, see saab olema vahva. See kõik, mis ta ütles. Eks ole, ponid? Roosa Miina pirukas. Ega sa ju seda hullust ei toeta. Noh, ma tahan, et me oleksime üks suur pere. Aga mis meie kommetest saab? Ma ei tea. Ma ei taha valida. Ma ei tahtnud pahandust. Äkki teeme kingid lipuvarda juures lahti? See on vahva, küll näete. Vabandust. Post on murrangujoonel.
appi. Sa ei oleks pidanud neid ära ajama. Nad tahtsid minna. Meil ei ole vaja, et keegi meie perre trügiks. See oli eksitus, ponid. Ma tunnen õunarüüpid. Ta ei teeks kellelegi midagi halba. Vaata ringi, Roosa. Mul võtab igaviku, et farm taas korda saada. Ja kuidas me Taht ja Rahnu üles tõstame, kõik on tema süü. Siis on see minu süü ka. Ilmselt on parem naasta magusõunaaeda. Ehk saame kunagi taas sõpradeks. Aga praegu on parem neile veidi ruumi jätta. Ma soovin, et ei peaks. Mooda meeldib mulle. Ta on armas, kui teda tundma õppida. Nad kõik on. Kõige kehvemad pühad maailmas. Kas keegi õunarüüpi on näinud? Seekord kärsatasin küll maisi ära. Seekord purustasin küll pinjata. Roosa? Mida sina siin teed? Mida sina siin teed? Tulin siia mõtlema. Tõesti? Mina ka! Mul on liiga häbi, et üles minna. Sinu pere, minu pere. Kõik peavad mind hädavaraseks. Ei, keegi ei arva seda. Ülbe, agressiivne, kuri. Oi, see ei ole abiks. Anna andeks. Anna andeks, et oma kombeid peale surusin. Ma ei taha, et sa peaksid valima oma pere ja sind armastavate sõprade vahel. Ma lootsin tõesti, et meist saab üks suur pere. Aga vist mitte. Ära ütle nii! Ma tahaksin jääda, aga ma pean rongile jõudma. Head koldesooja õhtut. Sulle ka. Kas sa tahad teada, miks Taht ja Rahn nii tähtis on? Nende vanaisa Taht ja Munakivi leidis selle draakoni pesast, mis on vanem kui aeg. Ta ehitas selle ümber farmi ja kuigi see on lihtsalt tavaline kivi, tõi see neile alati head õnne. Oh, kurja, see oli tähtis. Mõtlesin sellele, mida nad teevad, ega küsinudki, miks nad seda teevad. Õunarüübile Roosalt. Lõbud igavesti. Sa leidsid just oma kõige esimese kingituse. Ainult Roosa peidaks kingi liikuvasse rongi. Kui hea komme. Peatage rong! Ma lükkan nii kõvasti, kui jaksan. Lootusetu! Vajate veidi abi? Õunad! Mida teie tahate? Ma ei üritanud teie kombeid muuta. Ma tahtsin jagada meie omi. Tahtsin nii väga, et oleksime üks suur pere, et mõtlesin, et võib-olla peaksid kombed ka samad olema. Ma oleks pidanud teie kombeid õppima ja meie omi lihtsalt tutvustama. Ajapikku oleksime koos uusi kombeid loonud. Andke andeks. No, ära siis lihtsalt seisa seal. Rahn tahab lükkamist. Ja mina juhin. Me vist leiutasime oma esimese ühise kombe. Taht ja Rahnu kaevandusest välja nügimine. Ei jõua ära oodata, millal õunarüüp selle jälle pikali lööb. Sa vist tahad suurele ilusaid pühi soovida, eks ole? Ja sina talle ka, eks suur? Just. Las ma proovin. Kui küsida nüüd minult, siis te kaks täitsa normis olete. Ilusaid pühi!
ilusaid pühi, Roosa. Tähelepanu! Mooda tahab laulda laulu, mille ta kirjutas. Jaa! Ta on väga hea laulja. Esimene on kividest. Need kõik on kividest. Pühad on toredad, nagu kaltsiumsilikaat. Milline tore päev, kui vilku või savi sa näed. Tõlkinud Kärri Sõelsepp, teksti luges Karin Rask.